suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik, teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ilm on nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik, teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ei, läheb, go. Go teeninduspunkt. Tulge internetti! Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Suusabaasis on tantsipidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr viina. Mees, talvespordi suurim fänn Saku originaal jagab nüüd laiali 5000 eurost talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali kuuspakilt või saku.ee. Seekordne saade Suusahullud algab otse loomulikult siit Pakaseliselt Otepäält, kus siis suur suusapidu Tartu maraton on taas kord aset leidmas ja kell on 9 praegu hommikul ja tund aega on stardini ja üsna vähe on siin praegu suusatajaid. Ütleks nii, et kui nii vähe kohale tuleb, siis on esikümne koht mul kindlustatud, aga tegelikult loomulikult me teame, et start on lükatud tund aega edasi ja küll nad kella 10-ks kõik kohale jõuavad. Helikopter praegu lendab üle minu pea, nii et tõenäoliselt ikka nii ESTV ülekanne kui ka maraton toimuvad ja ma usun, et see suur suusapidu siin Otepääl saab olema üks igati meeldejääv. Üks 155, väga ilus number. Ma arvan ka, et see on mis su lõpukohaks jääb täna? Ma ei tea veel, selles suhtes, et ei plaani vast eriti sinna ette trügida. Aetakse alla, pole see aasta nagu saanud nii kõvasti võimelda ka. Kui palju sa trenni oled teinud? Mitu kilomeetrit selja taga on? No, võib-olla tuleb ainult 63 kokku veel. See aasta on ikka väga kiire olnud, ei ole aega olnud. Aga selles mõttes, et stardinumber on sul päris hea, et järelikult eelmistel aastatel oled ikkagi osa võtnud ja on sul kogemus olemas. Ühe aasta sai, eelmine aasta sai lühema distantsi võetud. Et seal sai päris edukalt ikka. Edu sulle. Mis emotsioonid siis on enne starti? Külm on. Külm on? Jaa. Muidu ei ole midagi. Peast külm ei hakka. Mingit kartust ei ole, et äkki külmab näiteks näpud ära või varbad või? Näppudel küll külm ei hakka. Ja kindel on. Aga varmastel võib-olla hakkab küll. Ma vaatan, et kaamera võib näidata, tal on väga lahedad sokid tõmmatud siia saabaste peale. Ma arvan, et see peaks toimima küll täna. Jaa, ma usun ka. Okei, edu teile. No nii, Rannar Raantse. Leidsin üles sellise mehe praegu siit legendaarne esi 100-200 starti ja Rannar, mis emotsioonid on täna? Väga head on, ilm on hea ja suusad tulevad ka, ma arvan, päris head, et lippavad hästi ja siin üks ilmaga ei ole põdeda midagi, et tuleb hea suusasõit, ma arvan. Absoluutselt, nii et külma ei karda? Ei, et ennegi on sõidetud ja külmema ilmaga ka, nii et kes on ikka korralikult valmistunud, et nendel, ma arvan, ei ole probleeme.
no kaamera võib korraks näidata, Rannaril on siin 155, 134 sellised stardinumbrid olnud, et isegi koguni 47 ma näen, siin on üks number, et sul on sõidetud ka Köönig Ludwigslauf läbi ja teised Marcialonga ja teised World Opitseeria maratonid. Jah, et omal ajal sai nagu rohkem käidud, et nüüd paar aastat ei ole kaugemale läinud, aga see aasta lähen veel Poola sõitma märtsi alguses ja eks siis vaatab, järgnevatel aastatel jõuab mingid uusi maratone endale päevakava võtta. Ja täna siis on vorm nii hea, et sõidad ilusti sellise esisaja siis särab. Läheb raskeks, et väga palju välisvõistlejaid on ja ma arvan kuskile sinna 150 kanti, et pigem, et kuigi jah, emotsioon oleks loomulikult 100 sisse. Et üritan. Väga hea, edu sulle, ole tubli. Arvi, väga lahe plaaster nina peal, kuidas on siis, külmakartust ei ole? Ei, ausalt öeldes ei ole, et minu arust on praegu ilma tuuleta nagu see külm ei ole nii õudne, oleks siin nagu kõva tuul, et siis oleks või külm, aga praegu on super, et tuleb lihtsalt õieti riietuda. Praegu on väga hea, et ei ole õllu. Kuulujutud räägivad, et Arvi tegi suvel päris palju paaristõukeid ja valmistusid ka Tartu maratoniks juba suvel päris hoolega. Jah, kuskil juulikuust, et sai neid rullsuusa maratone sõidetud ja eelmine nädalavahetus nagu näitas ära, et kõik on liikumas õiges suunas ja loodame, et täna ei lähe teepski mitte kehvemini kui eelmine nädalavahetus alutagusel. Väga hea, edu sulle! Kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm, kuradi külm on, kuradi külm, kuradi külm on, kuradi külm. Ma panen rusikasse käe ja tõstan kõrgele, kesksõrmgi kõrgele, paiskub üles kõigele, mul pole põhjust mässule. Aitäh Ernesto C, osta punte eest. Maraton. No põhimõtteliselt juhtus see, mida ma ise ka kartsin, et suusa pidamine oli täiesti null. Ma arvan, et mul oli kõige kehvem suusk selle esimese 1000 pealt üldse ja ma vajusin sellest grupist läbi, olgu, et mu stardinumber oli päris hea, 272, aga lihtsalt tõusude peale ei jõudnud nende tippudega seal kaasas sõita ja vajusin läbi. Ja siis kuskil 23 kilomeetri peal teises vahepunktis määrisin oma suusa ära, küsisin sealt pidamismääret ja nüüd siis natuke peab. Aga poole maa peal enesetunne on mõnus ja sõidan igal juhul läbi, et soogu mis saab.
kahjuks minu eesmärk ei täitunud, et tahtsin jõuda kindlasti esimese 500 hulka ja vähemalt 4 tunniga selle läbi sõita, aga nii hea ma sellepärast ei olnud, et esimesed 23 kilomeetrit tuli läbida puhtalt ainult paaris tõugetes, sest pidamist ei olnud, pidamine oli täiesti null ja see väsitas mind nii ära, et nüüd ma olen juba 3 korda pidamist peale lasknud panna ja ma vaatan, et kui siin on määrdepunkt, siis ma lasen siin ka veel natukene alla panna, et see lõpp oleks nagu mõnusam sõita, et enam ei ole seda koha peale sõitu, nii et igal juhul päris lõbus ja muidugi mis kõige tähtsam, ilm on ilus, rada on super. No nii, Raivo, elus ja terve? Ja ikka. Logelesin täna rajal, nagu öeldakse. Et mul on 4. maraton järjest 4 nädalavahetusega, et need 2 veel ära sõita, Estolopet ja oma, et logelesin. Nii, et järgmine nädalavahetus Tallinna maraton? Täpselt nii ja siis on Aania ja siis on selleks aastaks suunad naelaga seina külge. Aga enesetunne on siis täna päris hea? Kuule jah, mingit katkestamise mõtet ei ole. Mul on meeles mingi aasta, ma ei mäleta. Oli juba lumetormi, ma sõitsin uisku seda avatud rada ja ma olin nii läbi. Ma mõtlesin, ma suren ära, ausõna. Ja olin kindel, et ma tulen 4 nurmi punkteis maha. Kõik, ma tulen maha. Ja tead, mis juhtus? Ma olin nii aeglane, et see katkestajate buss oli ka ära sõitnud. Ma pidin lõpuni tulema. Mul tuleb alati see meelde ja siis on nagu tuju hea. Ma vaatan, et sul on see puhv on ikka täitsa ärmas, et ega külm ei olnud? Ei, külm ei olnud. Ma ütlen, et mul on liiga paksud kindlad, mul on käed läbi märjad ja kogu aeg veenire selja pealt jookseb, et ma ise ka vähe turvasin üle. Et ma ei ole tegelikult selline, seal söögipunktis mingi 5 minutit seis ja ikka jook sisse edasi, et oleks pidanud natukene vähem panema jah, neid riideid, aga nüüd ma läheks küll kiirelt ära sooja autosse. Väga tubli. Väga ilus teremüts ja nägu on ka väga õnnelik. Olengi õnnelik. Nii et seekordne Tartu maraton läks täkkesse. Suurepärane ilm oli ilus, hirmutati liiga palju ette, aga eks seda oli vaja, et oskas mõelda, aga tegelikult tuli suurem osa riideid tee peal ära kurjata. Kaamera võib näidata, siin on tõesti väga kihvtid sokid pandud saabastel. Kõik näpunäited, mis öeldi, kõik sai ellu viidud. Ja kätel ka külm ei hakanud, et need on head kindad. Ma vahepeal isegi võtsin osad kindad ära, nii et oli vahetus. Aga väga ilus oli. Hästi, aitäh! No näed, suusahullud ja õnnelikult finišid. No ikka sai tuldud kuidagi, jah. Sa sõitsid siis ikka 63 kilomeetrit läbi? Ikka. Ja mingit katkestamise mõtet täna ei tekkinud? Ei, absoluutselt. Kui siis mõnel tõusul ainult. Aga külm ei hakanud, kõik oli hästi? Jaa, väga hea. Rada hea ja kõik. Ainult tõusult segasid. Võib-olla oleks pidanud rohkem pidamist panema? Jah, raja peal saigi juurde pantud, nii et aga ei olnud viga. Selle ilmaga super. Härrad, kuidas siis pärast sellist katsumist õlu maitseb? No, väga hästi maitseb, et ikka on hea võtta. Sooja õlu pärast 63 kilomeetri või 31 läbi? 63. Ja jäid rahule sõiduga, oli ilus ilm ja kõik toimis? Polnud viga, jah. Täitsa sõidetav. Hirmud olid suuremad kui tegelikult ilm. Olete kõik oma kohad läbi katsunud, midagi ära ei jäetanud? Ei ole siin jäetumas midagi, ikka vahepeal oli väga soe ju. Päike paistab juba ikka silma ju. Et väga hea oli kõik. No nii, ja kõik need, kes siis on selle katsumuse läbi teinud, saavad siis nautida ka hernesuppi ja menüüs on veel kukkel, aktimel ja soe tee ja ma proovin kohe, mis maitsega see hernesupp on. Kepp oli, aga kepp oli tühikesed.
Noh, arvata võib, et peale sellist katsumust maitsevad kõik asjad hästi ja isegi see sama hernesupp on väga, väga maitsev. Vaatame, siin süüakse suppi meil vastas. Noored, kuidas siis emotsioon on? Noh, hea nagu alati. Et sai ennast ikka korralikult tühjaks sõidetud. Ma vaatan, sul on siin diplom kohe kõrval, et 1242 koht ja aeg 4 tundi 18 minutit, et oli see ootuspärane tulemus? Kusjuures ei olnud, eelmine aasta mul oli 5 natuke peale, et oli mõte, et saaks sinna kanti, oleks väga hea, et 4.18 oli ikka väga suur üllatus minu jaoks. Aga rada oli hea ja mõnus oli sõita. Kas siin võib olla põhjus selles, et kuna see lumi tuli sel aastal nii vara maha, et siis said isegi varem harjutama hakata? Seda küll, aga treeningkilomeetrid rohkem ei kogunenud umbes samasse kanti. Aga noh, mis siin ikka? Kuidas on emotsioon? Mina kahjuks see aasta ei osalenud, nii et ma ei oska kommenteerida. Aga sinul on siis 63 kilomeetrit selja taga või 31? Aga mul ei ole diplomit veel väljas. Aga põhimõtteliselt võis rahule jääda, et noh, see külm ei olnudki nii mõjuv tegur, et tegelikult oli ilus sõita. Ja rada oli kiire, väga kiire rada oli. Kuidas sul oli, kasutasid sa mingeid selliseid villaseid sokke? Vabaste peal sokid olid ikka ja pesu oli üks kiht rohkem kui tavaliselt. Ja plaaster näos ka, et ikkagi olid teine varustus oli kui tavaliselt. Ei oleks sellise varustusega sõitnud, noh, see oli nüüd 5. kord ka. No nii, ma usun, mehed siis motiveerisid sind nii palju, et järgmine aasta oled sa ise ka rajal? Ei, ma tegelikult olen varem rajal olnud, aga see aasta lihtsalt tervise tõttu pidin kahjuks loobuma, aga väga valus oli küll vaadata, kuidas teised rajal olid. Ja järgmine aasta siis näeme rajal? No loodan. No nii, suusahullude lipp lehvis siin raja ääres päris edukalt ja ma saan aru, et siin üks mees vist oli rajal otse, et... Oi jah, täpselt nii. Kuidas siis oli? Sõitsid sa 63 kilomeetrit lõpuni? Täpselt nii. Ja aeg oli umbkaudu? 3,5 tundi. 3,5 tundi, nii et siis sa olid ikka üks kiiremaid mehi siin täna, et oli see selline ootuspärane tulemus? Aeg oli väga hea, koht oli väga vilets. Juhus teised on tugevamad, nii et ei, täitsa okei. Ma usun, et siin lihtsalt tase oli nii kõva sel aastal lihtsalt, et... Arvat on, jah. Ei, ilm on ilus ja õnnelikult tagasi ja midagi külmunud ei ole ja nii et see on kõige olulisem. See kõik kohad ikka järgi vaatanud, on mõni võib-olla ei anna veel tunda, et annab homme tunda see külmumine. Ei, no ma tunnen jah, vaadanud küll ei ole jah. Aga hernesupp maitseb hästi ja emotsioon on ikka kõrgel. Ei, loomulikult, täpselt nii. No nii, ma näen siin ühte suusahullu mütsiga meest, see on Ergo Rästas, üks tuntud suusahull ja tegelikult väga kõva suusamees. Vaatame, Ergo, kuidas siis on emotsioon kõrgel? Emotsioon on normaalne, et kiirused olid suured, aga koht kuidagi ei parane. Mis see koht oli siis lõpuks? 310. 310, see tähendab, et sõitsid kuskil 3 tunni ja... 33 või midagi sinna. Ja, Arvi ja Jaaguga nad koos põhimõtteliselt, Jaak ja Arvi olid mõned meetrid eespool. Me saime kõvat jõudu, kui nägime Priitu seal ennem kohvipunkti ja siis panime täie hooga edasi ja siis täie meist maha seal. Põhimõtteliselt näitab see vist seda, et tase sel aastal Tartu maratonil oli väga kõrge, et kui sõita täna sellise ajaga ja oled niivõrd taga, et järelikult tuli lumi nii vara maha, et inimesed on kõik nii heas vormis. Ei oska öelda jah, et aeg paranes jah, eelmise aastaga võrreldes ikka pool tundi, aga koht on ikka siukene nagu ta on. Aga jah, ega siin ees on suht tihe. Sa oled kõik kohad nüüd läbi katsunud, et midagi ära ei külmanud kuskil? Ei, selles mõttes külma ei olnud küll midagi häda. Stardis avastasin seal lasketiiru juures, et õnnetust, et mütsi unustasin mähe paremata, et kõik puhvid ja värgid olid peas juba ja siis avastasin, et mütsi ei ole peas. No tundub jah, et see külmakartus oli tegelikult suhteliselt asjatu, et enamus inimesi ikkagi avastas üsna varakult, et tuleb riided vähemaks võtta ja tegelikult ei olnud üldse külm. Ei, külm ei olnud üldse, jah. Ei sellest ei olnud midagi. No nii, ja seekordne suusahullude saade siis keskendus puhtalt Tartu maratoni finiši elamustele ja nendele emotsioonidele, mis siin finišipaigas olid. Kuid juba järgmisel pühapäeval on aset leidmas Tallinna maraton, mis kuulub samuti siis EMT Estolopet sarja ja olen minagi seal taaskord stardis ja nagu kuulda on, siis edukamad siit Tartu maratonilt on kõik ka Tallinna maratonile minemas, nii et see EMT Estolopet sari jätkub täie hooga ja
soovitame siis kõikidel ikka tulla ja osa võtta nendest maratonidest. ei, läheb, go, 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 go. Go teeninduspunkt. Tulge internetti. Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Suusabaasis on tantsipidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatus ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr piina. Mees, talvespordi suurim fännsaku originaal jagab nüüd laiali 5000 € talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali 6 pakilt või saku.ee.